tere! Minu nimi on Oliver Kumberg ja te vaatate saadet Meie inimesed. Täna on külas meie kooli austatud muusik ja laulja Johanna Endre. Tere, Johanna! Tere! Räägi, kust sai alguse sinu muusikakarjäär? Ma arvan, et see algus sai juba, kui ma olin ikka päris väike. Et ma olen alati tundnud huvi laulmise vastu ja muusika vastu üldiselt ja pillide vastu ja nii, et kui ma juba päris pisike olin, et siis ma alati, kui külalised käisin siin ja tegelikult ma päris pikalt ei arvanudki, et minust midagi nagu muusikaga seoses võiks saada selles suhtes, et ma olin võib-olla 12-aastane, kui ma mõtlesin esimest korda, et võiks võib-olla lauljaks saada näiteks, et see kuidagi tuli nii loomulikult minu jaoks. Ja ma arvan, et see karjäär siis on alles väga-väga alguses tegelikult, et jah. Kas sa oled kirjutanud ka originaallaule ja kui oled, siis kus neid leida võiks? Ma olen kirjutanud originaallaule, aga nendega on nüüd siuke lugu, et ma olen neid hästi palju kirjutanud nii-öelda omale niimoodi lihtsalt, et minu enda lugusid praegu ei saagi kusagilt kuulata. Ja selleks on ka nagu selline põhjus, et ma ei taha nagu niisama ala, et mina ja klaver nagu üles panna midagi, et ma tahan nagu väga korralikult teha asja ikkagi, et oleks stuudioversiooni ikkagi, mis ma üldse kunagi tahan siis välja anda. Et originaalmuusikat ma olen kirjutanud ka teistega, näiteks laulukirjutajate laagris, et ma loodan, et sealt ka need lood näiteks kunagi välja tulevad, et see oleks väga-väga lahe. Räägi, mis pille sa mängida oskad? Kõige sellisem südamelähedasem on mulle siis klaver, sest et ma olen muusikakoolis käinud ja lõpetanud muusikakooli klaveri erialal. Ja ma ise tunnen, et võib-olla ma saan sellega kõige paremini hakkama. Et ma olen omal käel niimoodi ka natuke kitarrit tinistama õppinud, et akordi tean, aga see on pigem mitte selline väga suurepärane mängimine. Ja samuti ukuleelega, et ma olen ära õppinud paar lugu ja tean nagu akorde, aga et tegelikult võiks rohkem tööd näha ka siis kitarri ja ukuleelega. Millega sa veel peale muusika tegeled? Peale muusika ma tegelen veel näiteks tantsimisega. Et ma olen nüüd 12 aastat tegelenud kahes erinevas tantsustuudios tantsimisega. 4 viimast aastat olen käinud Tähtvere tantsukeskuses ja tegelikult meil just oli väga-väga edukas hooaeg, et ühe kavaga me lausa kõik võistlused, mis Eestis olid, panime kinni ja European Cupi ka näiteks, et see oli täiesti uskumatu hooaeg minu jaoks, aga tegelikult minu jaoks nüüd see nagu nii intensiivselt tantsiva tantsija karjäär nüüd nagu lõpeb, sest et lihtsalt tahan tegeleda rohkem muusikaga. Mis on olnud sinu jaoks siiani kõige suurem saavutus seoses muusikaga? Ma arvan, et ma ise pean enda jaoks kõige suuremaks saavutuseks seda, kuidas ma käisin laulukirjutajate laagris, mis toimus märtsis, et ma siiamaani päris ei usu seda, et ma käisin seal, sest et ma sain koostööd teha ja tutvuda nii paljude, nii andekate erinevate muusikutega, et see on täiesti uskumatu minu jaoks ja ma sain nii palju sealt seda indu juurde teha ja olla, et see on nii võimas. Aga tegelikult just nädal aega tagasi umbes äkki paar oli mul esimest korda tegelikult võimalus esineda ka ühe enda kirjutatud looga, mis on minu ja siis meie kooli vilistlase Uku Villem Kalmuse siis koos kirjutatud lugu, mille me kirjutasime Tartu võimlemispeole nagu tunnuslooks. Et ka seda mul oli võimalik esitada niimoodi, mis seal oli 4000 inimest, et see oli ka väga-väga lahe tunne esitada nagu killukest endast siis nii suurele hulgale rahvale, et see oli ka väga-väga lahe. Räägi, kes on olnud sinu muusikalised eeskujud? Muusikalised eeskujud. Et see on nüüd selline väga-väga pikk nimekiri kindlasti, aga et näiteks üks, kellele ma väga üles vaatan, on Julia Michaels, kes on väga paljud ilmselt teavad teda sellise loo nagu Issues kaudu, see on see I got issues. Aga tegelikult ta on 23 ja ta on tegelenud professionaalselt laulu kirjutamisega alates 16 aastast
ja ta on kirjutanud näiteks Justin Bieberi loo Sorry, siis ta on nii palju näiteks Selena Gomezi, Demi Lovatodega ja selliste väga suurte nimedega koostööd teinud. Näiteks ka Ed Sheerani uuel albumil on üks tema kirjutatud lugu koos Ed Sheeraniga. Aga et ta on 23 ja ta on juba nii palju saavutanud, et see on nii lahe. Ja nüüd ta alles andis oma esimese singli välja, et see on väga võimas. Ja näiteks ka One Republicu laulja Ryan Tedder on ka üks... Ma just hiljuti sain ka teada, et ta on ise nii võimas laulukirjutaja, näiteks Beyoncé'le kirjutanud loo Halo, mis on nagu minu jaoks üks kõige lemmikumaid Beyoncé lugusid üldse ja teinud seal erinevate muusikutega ka koostööd ja kindlasti see nimekiri on veel nii pikk, näiteks Chris Martin ja Ed Sheeran ise ja Eestist kindlasti näiteks Tigresta või Kerli, et see on pikk nimekiri. Ja mul on väga palju selliseid muusikuid, kellele ma saan, kes mind inspireerivad. Sa mainisid, et käisid ka laululaagris ja ma tean, et sa kirjutasid seal ühe loo ühe kuulsa Eesti rockartistiga. Kas tahad sellest lähemalt rääkida? No võib. Jah, tõesti, et see laululaager siis on midagi sellist, et sa oled koos 4 päeva seal muusikutega. Seal oli meil äkki 17 muusikut niimoodi välismaalt ja 13 Eestist. Ja siis on 2 laulu kirjutamise päeva ja iga hommik siis määratakse sulle, kellega sa koos too päev töötad. Ja mina esimesel päeval töötasin siis koos Tanel Padari ning ühe saksa produtsendi Sebastian Kirchneriga ja siis see oli tõesti väga lahe kogemus kirjutada koos nii andeka laulukirjutajaga endaga, et kirjutasime ühe loo, et ma loodan, et see kunagi tuleb välja, see oleks nii tore, aga see on kindlasti kogemus väga suur, sest et me kirjutasime eesti keeles, mida ma ei ole ise väga palju teinud. Ja teisel päeval ma tegelikult kirjutasin ka väga andekate muusikutega, oli üks selline Ungari popstar, mingi Thomas Molnar ja ühe Iiri produtsendi Paddy Huntiga kirjutasime loo poistebändile Beyond. Et see oli ka, siis ma tundsin, et ma olen täiesti nagu omas elemendis nagu inglise keeles kirjutada poplaul, et see oli väga lahe kogemus minu jaoks. Võib-olla natuke ka gümnaasiumist, et kes on olnud sinu suunajaks või eeskujuks selle 3 aasta jooksul? Üsna keeruline küsimus. Kindlasti suunajaks, kõige suuremaks suunajaks on minu ema kindlasti. Et ta väga innustab mind kuidagi igast võimalusest haarama ja kuidagi olema kõige parem versioon endast, et ma ei jookseks alla latti, ta ütleb seda pidevalt mulle. Aga ta on hästi toetav tõesti. Ka eeskuju, ma arvan, et neid eeskujusi on tegelikult hästi palju. Et kas või alustades nendest samadest muusikutest tegelikult, neilt on kõigilt midagi õppida ja kas või õpetajateni välja, et ma olen väga rahul ka oma õpetajatega, et ma arvan, et eeskujusid on nii palju, et ma raskem välja tuua, sest tegelikult kõik kuidagi annavad sulle eeskuju, mingisugust eeskuju. Räägi, kus sa näed ennast 3 aasta pärast? Ma olen hästi suur unistaja ja ma tegelikult ei mõtle nii palju aja peale, et kõik ikkagi juhtub kuidagi, kipub juhtuma omal ajal. Et näiteks aasta aega tagasi ma veel ei osanud unistadagi, et ma mingi Eesti laulukirjutajate laagrisse läheks nii andekate muusikutega koos tegema või et kuidagi see kõik juhtub omal ajal. Ma kindlasti unistan väga suurelt ja tõesti ma tahaksin olla artist Eestis ja tegelikult laulukirjutaja ka ja ka välismaal niimoodi võib-olla laule kirjutada erinevatele artistidele. Aga et ma arvan, et ma niimoodi, et 3 aasta pärast, et kes teab, eks see kõik juhtub juba järgmine aasta. Et nagu selles suhtes, et kõik juhtub omal ajal. Võib-olla lõpetuseks tahaksid rääkida vaatajatele, kus siin lähiajal näha võib? Lähiajal? Ma arvan, et neid suviseid esinemisi tegelikult tuleb kindlasti veel. Mul ei ole suvel vist. Mul on mõned sellised, kellega ma räägin, aga ma ei tea veel kuupäevi. Aga näiteks septembris on üks esinemine, ma tean, mis on kindel. On ühel kohvikupäevade mingi, mis on vist küll Tartust väljas natukene, aga näiteks seal. Et kindlasti saate oma Facebooki lehte jälgida, et sinna ma panen, kus ma jälle olen.
suur aitäh, et saatesse tulid, kohtume 3 aasta pärast.